Kullasära Expressionsist. Uus luksuslik Expressionsi kullaga kaetud ehete kollektsioon. Uskumatu luksus alates 7 eurost. Expressions. Mina ostan kõik oma ilutooted Kehapoest. Kuna nädalavahetus on ideaalne aeg puhkamiseks, siis tuleb sellest maksimumi võtta. Seega lähme lõõgastuma veidi veel. Meie puhkemaja on mõeldud sellisele vahvale seltskonnale, kes tahavad sellist kvaliteetaega omavahel peeta. Kas siis need on sõpruskonnad või on mitu erinevat pere, kes tahavad tulla. Ja oodatud on ka sellised väiksemad ettevõtted, kes soovivad siin teha oma meeskonnaüritusi talve- või suvepäevi, et sellised broneeringud on meil juba olemas. Kes teie klient siis täpsemalt on? Klient on, tänasel päeval on ikkagi nagu siseturist, sest tark on ennem nagu kodusele kliendile teenus ära pakkuda ja teha ta selliseks mõnusaks ja siis alles vaadata võib-olla nagu lähivälismaale. Kliendid ongi siseturistid, kes enamjaolt tulevad ikkagi Harjumaalt või siis siit piirkonnast ümberringi. Ja inimesi mahub siis viidetuppa 10, aga igas toas on ka lahti käiv tugitool voodi, nii et kokku siis mahub meile 16 inimest, sest et ühes kõige suuremas toas on siis 2-kohaline diivan, mis ka käib lahti. Kui palju siin üritust korraldama inimesi mahuks? Mahub 20, et see on nagu väga lihtne, et liiga palju neid ei, muidu kui on liiga palju rahvast, siis läheb siin nagu kitsaks, aga meil on see, et meil on täpselt 20 tooli. Peale majutuse me pakume ka hommikusöök ja toitlustamist. Meil on saun, mida me nimetame sanaariumiks, sest et sellise kuumaleili võtmine ei olegi enam nii kasulik ja selleks, et inimesed saaksid sauna nautida ja me pakume ka sellist saunarituaalide paketti. Sanaariumis inimesed saavad siis endale valmistada ise kehakoorjaid ja siis on maja hinna sisse veel kuulub kuumavetünn. Sellised saunarituaalid aitavad siis saada endale, kui nad siit ära lähevad, siledama puusa ja mõnusama siidise naha, mõnusama enesetunde. Millised paketid teil siin üldse siis on? Kusjuures see on hea küsimus. Ma olen rõhku pööranud just sellele, et oleks nagu lisaväärtus, et inimene ju selle voodi on tal kodus olemas, selle voodi pärast ta siia ei tule. Näiteks meil on väga hea koostöö on Purtsa-Pruulikojaga, et oma külalistele me pakume, et siit ainult 8 kilomeetri kaugusel on nendel tootmine. Nad võtavad inimesi vastu, nad näitavad tootmist, kõik on selline hästi väike ja kodune ja siis on nendel ka uus mekituba, kus nad siis ka räägivad kogu sellest õllekultuurist. Näiteks me teeme vegan suupisteid, meil tuleb tore inimene kohale, kõik teevad koos, tal on kõik toiduaineid, kõik on kaasas ja siis lõpuks nad saavad ka need retseptid, et juhul kui meelde jää, siis nad saavad seda kodus nagu teha. Siin too töötuba, mis on nagu väga kihvt, me oleme siin teinud, et meil on hästi avar see esimene korrus, olid matid maas, niimoodi naised ümberringi, see oli nagu väga mõnus. Ja seal on veel isegi seenekorjamise pakett on, et meil on siin üks tore inimene, kes teab, kus on mõnusad seenekohad ja seenefanaatikud, miks mitte ühildada siis väike puhkus sellise seenelkäiguga. Kõik, mis on lähedal ja kohalik on ühendatud justkui ühte. On nii kohalik toit kui ka kohalik käsitöö. Ja pluss veel ka see, et seda maja nagu ehitades ja arendades me püüdsime leida kõik Eestis toodetud mööblid, asjad, sisustusmaterjalid. Et me tahtsime nagu väga, et ta oleks nagu kohalik. Mis teeb siis Karuküla puhkemaja eriliseks? Me oleme, Ida-Virumaa ainus nii-öelda 4 tärni puhkemaja. Et me oleme loonud siin sellist avarust, mugavust, kodusust, et võib-olla klient, kes tulebki meile külla, et on selline tunne, et ta ongi kellelegi külla tulnud, kes hetkel viibib eemal. Et kui kliendil on ka värsked ajalehed, küll mitte selle päeva omad võib-olla, aga eelmise päeva omad on siin olemas ja ta kui köögikapist otsib ka, ta leiab seal kõik vajalikku, võib-olla üleval vannitoas, vatitupsud ja sellised asjad. Nii et me oleme
sellist personaalsust nagu siin arendanud. Aga kes siis teie kliendid täpsemalt on? Meie kliendid on ühest küljest puhkajad ja teisest küljest on seiklejad, sest me asume keset seiklusmaad. Ida-Virumaal on selline tore turismiklaster ja me kõik koos oleme seal mõelnud sellise erisuse oma piirkonnale ja ütleme, see Lüganuse piirkond on just see nii-öelda selle piirkonna süda. Meil siin samas üle põllu on näha Kivili seikluskeskus. Talvel, ma kujutan ette, on väga sür vaadata, kuidas need tuled seal põlevad ja tõstukid tõusevad mäkke. Siin samas kõrval on Aidu, kus näiteks Adrenaator Grupp korraldab selliseid siibisafareid, põnevad matkad, kus siis oma käte jõul näiteks ka parvega üle selle Aidu veekanali nagu minna. Kaevandusmuuseum, need kõik on siin samas lähedal, nii et seiklejad ja puhkajad. Nüüd on aeg tegeleda veidi käsitööga ja me ei tee seda üksi, teeme seda koos sellise väikse seltsilisega. Meie asume praegu niisuguses huvitavas kohas, mis on käsitööpesa ja meie tegeleme masinkudumise õppega ja koolitame siis täisealisi inimesi kõiges, mis hõlmab masinkudumist. Nii nagu juurdelõikaja ei lõika mitte midagi juurde, et see sõna on pettev. Samamoodi masinkudumine tähendab seda, et masinkoob. Masinkudumine tegelikult on see, et me teeme ise meeletult seal käsitööd ja masinaid on meil olemas väga palju erinevaid liike ja õpime kuduma käsikudumismasinal. Kui keegi tuleb oma toodetega tänavale, siis öeldakse, et oi, see on masinal koodud, siis tegelikkuses on see käsitööd rohkemgi veel võib-olla kui varastega kududes. Kas selleks, et siis õppida masinkudumist, pead sa oskama ka niisama kududa? Ei, kindlasti mitte. Kuigi see annab sulle kõiksugused eelised kiiremini omandada. Koolitused on meil kogu aeg ja püsivalt välja arvatud keset suve, siis keegi ei taha kududa, samamoodi mina. Aga meil on olemas koduleht kudumismasin.ee ja seal on kogu aeg püsivalt paneme järjest uusi koolitusi üles. Ja koolitustega siis me koolitame tegelikult algajaid inimesi, kes masinatest mitte midagi ei tea, kuni meistriklassini välja. Ja lisaks sellele on meil tootekoolitused, erinevad tootekoolitused, et näiteks inimesed tahavad kududa pitskoes beebitekke, õlasalle, siis on sellised koolitused välja töötatud ja nii edasi. Iga koolituse kohta on õppematerjalid. Meil on täiesti uus huviring tekkimas. Hiljuti avasime Facebookis uue lehekülje, sellega saab minna tutvuma ja 2 korda kuus, muidugi me arvestame riigipühasid inimeste võimalusi ja kõike muud, aga 2 korda kuus on siis plaanis niisugused õhtused istumised, kus me võtame teemaarenduse eelnevalt, räägime läbi kõikide huvitunute vahel, kas me siis heegeldame, koome masinaga, õmbleme, tikime, vildime, sest et tegelikkuses kõik need käsitööliigid on omavahel seotud. Aga kuidas saab sellise huviringiga üldse liituda? Tuleb lihtsalt tulla meie Facebooki lehele, mille nimeks on käsitöö sõpruskond. See on avatud leht kõigi jaoks, kuigi ta küsib väikest liitumist siiski, aga ta on avatud lehekülg. Ja kui sa leiad sealt enda jaoks sobiliku koolituse, sobiliku õhtu, kus sa soovid osaleda, kirjutad kommentaarid ja sa lihtsalt osalen. Nüüd lähme vaatame, kuidas sa saaksid teha südamlikke kingitusi kodust lahkumata. Minu ettevõte on siis Shopping24 ja see tegeleb siis kodusisustuse, biotoodete ja kosmeetika müügiga. Näiteks õhupallid, see ongi Liliolo kosmeetika, näiteks saltkreti hoidjad, sellised nipsasjakesed kodu jaoks, näiteks jõuluteemalisi söögitarvikuid. Meil on siis paberkõrred. Eks me üritame olla väga loodussäästlikud, kuigi jah, me 100% ei saa seda öelda, et me oleme, kuna õhupallidel on ka omad miinused, aga me üritame, et me müüme näiteks paberkõrsi, müüme metallist kõrsi ja bambusest kõrsi. Meie tooted on siis erinevatelt koostööpartneritelt, et on nii Eestist kui on siis välismaalt. Meil tuli siis selline mõte, et teha ka siis käsitöö selliseid lahedaid käevõrusi ja et ta oleks ägedam, siis me pakkisime sellisesse kastikesse, karbikesse ja siin on ka siis sõnum,
ja pakume siis Lillula kosmeetikat ja kõik need tooted on siis mineraalsed ja 100% looduslikud. Lisaks siis, kuna ma tegelen veganjumestusega, siis kõik tooted, mis meie müüme e-poes, on mõeldud veganitele. Meil on siis erinevas valikus õhupalle ja on siis nii lateksis kui fooliumist. Miks mitte teha hoopis mingisugune teemaline pidu või on meil ka siis näiteks uue aja trendiga seoses baby showeri ja erinevate siis laste sünnipäevadega seotud õhupalle. Et lisaks siis on meil ka erinevas stiilis 3D kleepsed, mis on ka siis PVC materjalist, päikesekindlad, veekindlad ja ei ole siis, ei sisalda kahjulikke aineid et need käivad siis laste tuppa. Et neid on meil siis erinevaid, siis Captain America, Batmani, Supermani ja nii edasi. Et meil on siis ka kahes suuruses selline väike ja suur maailmakaart, et kui te olete näiteks kuskil käinud, oletame Soomes, siis te saate siit selle ära kraapida ja tulevad siis erinevad värvid siit välja. Et see maailmakaart siis kaunistab näiteks teie magamistuba või suurt tuba ning see sobib hästi kingituseks reisisõpradele. Kas sa teadsid, et lastetoa mööbli abiga on võimalik lõpetada lastejonn? Kuidas täpsemalt? Tule meiega ja saad teada. Me oleme praegu Sweetart mängu- ja peostuudios, kus on meil ka väike näidisnurk meie mööbliga. Kust tuli idee hakata Wings lastetoa mööblit tegema? See tuli sellisel imelisel õhtul, kui istusin vaikselt ja üritasin oma mõtteid vaigistada ja mõtlesin, et mis oleks see, mida ma kõige parema meelega praegusel hetkel saaksin oma elus teha. Ja ma olin oma väikse tibuga kodune ja siis mõtlesin, et ma soovin puutööga tegeleda ja need ideed inglitiibadega mööblist lihtsalt hakkasid mulle järjest tulema, nii et ma joonistasin 2 lehekülge täis igasuguseid visandeid erinevatest mööblitükkidest, mis kõik siis kandsid endast seda ideed inglite helgusest ja rõõmust. Meil hetkel oleme arendanud välja tooli, laua ja kapi. Meie idee on rohkem pakkuda armastust ja rõõmu ja läbi lihtsalt siis meie viis on seda pakkuda läbi mööbli. Meie tooteid saab osta hetkel e-poes, meie veebilehe e-poes ja samal ajal on superkuu.ee müügil ja meil on veel huvilisi, kes soovivad koostööpartneriks tulla, aga hetkel ei ole veel jõudnud nendega. Et kindlasti tasub jälgida meie Facebooki ja Instagrami Wings by Palmsart ja seal tuleb kogu aeg infot juurde. Meil on üks siuke väike nipp, mida me võime pakkuda nendele emmedele. Kui väike tibu hakkab jonnima, siis meie kodus toimis väga hästi see, et me ütlesime, et kui sa lähed, istud seal inglitooli peal, siis inglitiivad teevad sulle natukene kalli ja siis sa rahuned maha ja siis on jonn läinud. Ja meie peres see toimis nii hästi, et vahepeal isegi tüdruk ise sai aru, et tal hakkab jonn tulema ja siis ta tuli minu juurde ja ütles, emme, ma juba istusin toolil, nüüd on jonn läinud. Ja. No, ütle, miks sulle meeldib? Sest no siis väike endale. Mina seiklesin väiksena muda sees, aga nüüd on lastel palju erinevaid võimalusi seiklemiseks. Mis siis täpsemalt? Mina ostan kõik oma ilutooted kehapoest. Kullasära Expressionsist. Uus luksuslik Expressionsi kullaga kaetud ehete kollektsioon. Uskumatu luksus alates 7 eurost. Expressions. Mina ostan kõik oma ilutooted kehapoest. Me oleme täna Seiklusmaa mängukeskuses, mis asub Rocca al Mare kaubanduskeskuses ja asume siis 2. korrusel. Ennekõike me oleme
mõelnud lastele selles osas, et nad saaksid siin turnida, oma füüsilised võimed proovile panna, sünnipäevi pidada ja olla sõpradega koos ja teha ka kõiki asju koos vanematega. Et meie Ronila on ehitatud selliselt, et siin saavad ka täiesti vabalt täiskasvanud ennast lapselikult tunda. Ennekõike ikkagi me olemegi ju mõelnud ka nii, et see on tervele perele vaba aja veetmise võimalus, et tegevusi jätkub siin kõigile. See on kinni kõik oma enda fantaasias ja piirides. Meil on 3 sünnipäevatuba, mis on kõik süstemaatilised ja võimaldavad siis inimeste arvult kuni seal 30-40 inimest, et meie 2 tuba saab tegelikult ühendada ka suureks ruumiks, et seal vahel on uksed, et sinna tegelikult mahub ära peaaegu kuni 60 inimest. Et sünnipäevad siis nädalavahetusel ennekõike jagunevad hommikul kella 10 kuni õhtul kella 9, et 3 tundi on see sünnipäeva kestvusaeg. Nädala sees pigem jah, tõesti inimesed kasutavad seda võimalust õhtul peale tööd kella 6 siis kella 9. Et need sünnipäevatoad ongi siis mõeldud lastevanematele ennekõike selliselt, et kui ei taha kodus pidada või kui pole võimalusi, kui ilm ei ole, kui ei ole suvi, et siis kus seda ikkagi teha, siis ennekõike annab see koht siin selleks suurepärase võimaluse nii ruumi rentimise kui siis väljakul mängimise koha peal. Meil on ju täna tegelikult ka Lennumäe mängukeskus, meil on kohe Ülemiste keskuses paari kuu pärast avatav trampoliin, mis siis võimaldab suurematele lastele vaba aja veetmisvõimalust. Kõige suurem mure ongi alati olnud see, et me tahame, et meie juures oleks kõikidel tore ja lõbus ja kõik tunneksid ennast turvaliselt ja hästi. Küll aga peavad vanemad ikkagi saama siinkohal aru, et meie kõige suurem reegel on alati see, et nii nagu me ei vii haiget last lasteaeda ega kooli, ei tule me tegelikult ka siia mängukeskusesse. Me ei pane ohtu ega meie töötajaid ja kaasa arvatud ka teisi lapsi. Kõik kuni alla 4-aastased lapsed on eelkõige oodatud ja kohustatud olema koos täiskasvanutega. Seda ennekõike sellel põhjusel, et me ei alahinda nende suutlikkus Ronilas hakkama saada, küll aga on nende sellised sotsiaalsed oskused ikkagi mõnevõrra nõrgemad kui suurematel lastel ja tihtipeale ka see turvalisus, et kui vanemad on ära läinud, siis 10 minutit hiljem me näeme seda nutuvõru ümber suu ja igatsust vanemate järgi. Nüüd on veidi seigeldud ja oleks aeg suu magusaks teha. Artisan Honey on välja töötanud hulgaliselt meetooteid, siis õiemeest ja lõpetades suure hulga erinevate marjametega. Lisaks sellele on meetootevalikus metsamarja meeklögi, meepiparkoogid, glögi maitseained, mee- ja soolapähklid, nii et valik on päris lai. Meie mesi on pärit Kesk-Eestist, Pandivere kõrgustiku piirkonnast ja me teeme koostööd ühe suurema mee-ettevõtja Moheda meega, kus siis tegelikult üks Artisan Honey osanikest on ka tegelikult tegevmesinik. Me oleme seganud mett erinevate külmkuivatatud marjapulbritega. Me oleme lisanud näiteks jõhvikaid, mustikaid, pohli. Viimane toode on meil mesi astelpajuga. Ja see on veel eriti põnev toode, kuna astelpajumarjad me kõigepealt püreerime, eemaldame seemned, seejärel selle püree külmkuivatame ja alles siis jahvatame ning siis läheb ta meesegusse. Maitsemesi on tõesti selline toode, et algul võib tekitada küsimusi, et kust teda kasutada, kuid tal on tegelikult päris palju kasutusvõimalusi. Alates hommikusöökidest me saame asendada moosi maitsemeega. Me saame panna teda pannkookidele, pudrudele, kasutada näiteks smuutide maitsestamisel, aga ka soolaste toitude juures. Oleme kasutanud näiteks salatikastmete tegemisel ja miks mitte ka liha küpsetamisel. Meie kodulehelt näeb ka tegelikult erinevaid retsepte alates siis kookidest kuni lõpetades lihatoodetega. Meie kliendiks on nii jaemüügiettevõtted kui siis ettevõtted, kes vajavad ärikingitusi. Jaemüügi poole pealt võiks nimetada Selveri gurmeelette, toidumaailma, mitmeid suveniiripoode, kuid ütleme eriti jõuluperioodil on meie põhikliendiks ikkagi teine ettevõte ja teeme siis selliseid erinevaid kinkelahendusi. Saame personaliseerida oma tooteid, saame kujundada uued etiketid, saame personaliseerida pakendeid, teha lasergraveeringuid
ja ühesõnaga hästi palju selliseid võimalusi on. Ja ka meie teeme sellist heategevuslikku koostööd Tartu Ülikooli Kliinikumi lastefondiga ja oleme siis koostöös nendega välja töötanud sellised heategijatooted. Mis siin siis kõik täpsemalt on? Meesoolapähklid, siin on taimetee, on mesimustikatega, mesimaasikatega ja uus toode nüüd astelpajumesi. Neid tooteid on kõiki võimalik osta, kui lähete Tartu Ülikooli Kliinikumi lastefondi kodulehele ja siis neil on seal heategevuslike toodete pood, kust on siis võimalik neid mesi ja teisi tooteid soetada. Ja millised võimalused on siis siin kingituste pakkimiseks? Ma näen, et teil on ju päris palju pakkevõimalusi. Ja me ise oleme seda meelt, et pakend võiks olla taaskasutatav. Et sellepärast on meil väga mitmeid puidust pakendeid. Sellel aastal on meil täiesti uus ja ainulaadne toode on korgist pakend. See on siis korgist tekstiil, naturaalne. Korki kutsutakse ka orgaaniliseks nahaks, nii et ta on väga vastupidav ja oleme siis koostöös EKA lõpetanud noorte disaineritega töötanud välja sellised ma arvan, et täiesti uudsed kinkelahendused, et kindlasti saab sellist kotti, kui siit on mesi välja võetud, sest esialgu on ta ju meepakend. Ja kui me siit oleme mee välja võtnud, siis saab seda kotti kindlasti kasutada pärast kas kosmeetikakotina või mis iganes pisikeste vidinate hoidmiseks. Ja neid samuseid puidust lahendusi saab ju tegelikult hiljem kasutada ka maitseainete jaoks. Absoluutselt, et nendele on võimalik kindlasti leida taaskasutus. Viimane tore taaskasutuse mõte ühelt kliendilt tagasisidena. Tema laps kasutab seda karpi oma nukunurgas ja see on tema väikse poni tall. Nii et tuleb olla leidlik. Täiega lahe. Ma arvan, et üks paremaid mõtteid on kingitus pulmakülalistele. Seda on päris palju kasutatud. Selle juures annab teha nagu väga selliseid toredaid ja emotsionaalseid lahendusi siltide näol. Aga kindlasti ka näiteks sellised klubilised tegevused. Me oleme teinud näiteks auhindu golfivõistlusteks, tennisevõistlusteks, ütleme jooksukrossist kuni rangevõistlusteni. Need on sellised kingitused, sisukad auhinnad. Kui on ka see karikas, siis karika kõrval on midagi, mis sportlasele energiat annab. Meie tooted on müügil Selveri gurmeelettidel, kaubamaja toidumaailmades, erinevates suveniiripoodides, mitmetes erinevates pisikestes butiikides, kes tegelevad gurmeetoodetega. Sellest kõigest magusast jookseb suu veel vett või peaks ütlema, et mett, aga sellega meie päev veel ei lõppe, sest meil on veel üks üllatus teile varuks. Kuna kõht vajab siiski ka täitmist, siis me oleme siin. Alustuseks proovime siis täiesti ise tehtud nachosid ja ka kastmed kõik on ise tehtud. Me oleme restoranis La Tabla, mis on ainulaadne restoran Eestis, sest me teeme kõik takod ja kes sa tiiad nullist ise. Keegi teine Eestis seda ei tee. Aga mis stiili teie restoran siis täpselt on? Meie restoran on Ladina-Ameerika stiil, et ei ole ühtselt, et Mehhiko või Costa Rica, et on üldine Ladina-Ameerika, kui seda ümbrust vaatate, neid värve, neid töötajaid, et see kõik on selline ehe, selline päikseline ladinolik feeling. Kus selline idee siis alguse sai, et teha Ladina-Ameerika stiilis? No, Eesti kliima on nagu on, et tahtsime kogu aeg oleks päike. Inimesed, kes meile külla tulevad, et meie kokteilid, toidud, et siin sees atmosfäär saaks niivõrd päikseline. Aga peagi on ju tegelikult ka jõulud. Millised näevad siis välja Ladina-Ameerika stiilis restoranis jõuluroad? Me oleme iga aasta teinud väga erilised jõulumenüüd, kuna Ladina-Ameerika on väga mõjutatud, kõik see riigid on väga mõjutatud katoliku kirikust, katoliku usust, siis nende jõulud hakkavad tegelikult juba varem. Nad alustavad oma jõulude pühitsemist millalgi detsembri alguses. Ja nii oleme ka meie teinud, et meil juba novembri lõpus, detsembri alguses on jõulumenüü, loomulikult jõulukokteilid, kõik sinna juurde kuulub. Meil on valikus on olemas, meil on sealiha olemas, mis on eestlasele nagu tähtis ja südamelähedane, kapsas on olemas, kartul on olemas, aga kõik on sellises natukene teistsuguses võtmes, kui me oleme harjunud. Mis teeb selle koha eriliseks?
kindlasti muidugi see, mis meil siin ümbritseb, kogu see sisustus, samamoodi kogu see kollektiiv, kes meil on, et ma ei ole mitte kunagi varem kohanud niisugust kollektiivi, kes meil on nii kokkuhoidvad, nii rõõmsameelsed ja mõttes nagu lihtsalt õhkavad niisugust positiivset igatepidi. Kuna sina puutud klientidega, siis kõige enam kokku, et mis on kõige populaarsem kaup? Ütleme nii, et jookidest läheb kindlasti kõige populaarsemini peale mojito või kõik need variatsioonid, mis meil on 3 tükki vähemalt. Ja söökidest kindlasti quesadillad ja tacod. Minu perekonnas juba lapsepõlvest saati on jõuludega esimene asi, mis seondub, olnud alati mojito ja et seda traditsiooni elus hoida, oleme me tavalisele mündi laimijoogile lisanud ka väikese jõulutwisti, kaneeli ja jõukikate näol. Wolt ja Bolt on ju väga tegijad turul ja loomulikult ka meie saadame oma toitusid nende heade partneritega koju ka vaja. Kui te vaatasite siin ümberringist, te näete, et meil on hästi palju sombrerosid, Mehhiko maske, et inimesed käivad siin hästi palju pidamas stiilipidusid. Ja sellega meie seikluslikas päev lõpebki, aga teiega näeme juba järgmisel nädalal.